Räägime siis jah, Donald Trumpi tegemistest ja no vot ongi, et sina kindlasti lootsid ja mina ka nagu lootsin siis, kui Trump sai valituks, et sealt nüüd äkki ikkagi midagi tuleb ja valimiskampaania ajal olid ju noh, kõik toredad lubadused, kaasa arvatud see, et ta ei algata uusi sõdu ja nende režiimivahetustega, nagu tema eelkäijad on tegelenud, sellega enam niisugust asja enam ei tee, eks ju, aga noh, nüüd meil on maailm jälle niisuguses päris suures konfliktis, mille lõppu nagu noh, vahepeal tundub, et nagu oleks mingi rahu ja siis jälle ei ole, et täpselt ei saagi aru, et vastukäivad avaldused tulevad. Et no minule hakkab juba nagu meenutama niisugust Bideni juttu, et ise ka täpselt ei saa aru, et mis siis nagu on vaja öelda või mis ei ole. Et aga mis sina näed seda asja natuke lähemalt ja ilmselt natuke suhtud teistmoodi ka sellesse, et kuidas sulle tundub, et miks Trump praegu niimoodi käitub ja kas see on siis nagu selline hiljutine otsuste muutus või lähebki kõik praegu täpselt niimoodi plaani järgi, nagu kavandatud on? Mina küsiksin vastu esimese küsimuse, et missuguseid lubadusi, mida ta lubas, ei ole ta täitnud, et noh, võtaks nagu järjest neid asju. Sest et üks asi on see, mida liberaalmeedia, ütleme liberaalsotsiaalmeedia pasundavad ja lasevad, noh, nagu sa tead, lasevad ühte asja võimendada, teist asja vähendada ja siis, noh, mina elan ju koha peal. Kui ma siin üks päev panin sotsiaalmeediasse postituse, ütlesin, et Ameerikas on majanduskasv, töökohti tuleb juurde, siis tuli mulle seal ainult vastuseks, et noh, et oled loll ja sa ei jaga üldse mitte midagi. Kahjuks ma elan koha peal, nii et ma näen vaatan aknast välja ja ma näen, kuidas, ütleme, siin uued tehased, uued töökohad luuakse, nii et noh, kõige tähtsam muidugi on ka see näiteks, mida on ära unustatud, on see Make America Healthy Again, mis on päris noh, kõvasti siin võtnud asjad käima, kuidas siin keelatakse siis igasuguste keemiate kasutamist toidutööstuses. Noh, need on tegelikult, kui vaadata aasta jooksul ikkagi väga suure muutuse teinud, et noh, seda ta lubas, et ta teeb, farmaatsiafirmade vastu minna, noh, on väga raske, aga ta on teinud seda ja kui vaadata just Ameerika toidutööstus ju tegelikult on suurem osa seotud ju farmaatsiaga, nii et võib-olla inimesed ei tea seda, aga näiteks Pfizer on suurim juustutootja, kuigi seal tuleb välja nüüd, et juustus ei olegi üldse mingit juustu, aga noh, see on kõrvaline asi. Aga noh, ja muude selliste šokolaadipettustega, mis siin tehtud on, jäätised, mis ei sula kunagi, no need on kõik siin olemas ja neid keelatakse samamoodi näiteks peptaite, siin nüüd järjest hakatakse siis laskma vabaks, mis ennem oli ainult, ütleme, niisugune rohkem eliidi asi, mida tavainimene osta ei saanud, sai ainult, ütleme, spetsiaalsetest kliinikutest, kui sul raha olid, aga noh, need lastakse jälle vabaks. Nii et, ja jällegi vaatame maksulangetusi, Donald Trump lubas maksulangetusi, praegu on maksude tagastamise aeg. Noh, nüüd on nüüd niimoodi, et näiteks nende jootrahade pealt, tippide pealt see ei maksa enam makse, noh, Ameerikas on see tohutu tööstus. Paljud töökohad ongi ainult tipi peal, näiteks siin ettekandjad ja noh, võtame autopesule, mida iganes sa kujutad ette, kohvikud on iga poolt, nad elavad põhimõtteliselt ainult tipi pealt, mitte palga pealt. Teine asi, mida lubati, oli see, et enam siis pensionärid ei maksa oma pensionite pealt makse, see võeti vastu, noh, nüüd enam ei maksagi makse, noh, see pension tuleb puhtalt taskusse, et see 2 korda ei maksa nende asjade pealt. Noh, muid siis noh, maksusoodustusi tuli ka juurde. Nii et no ütleme, palju asju on tehtud ja palju asju on ka tegemata. Et kui me vaatame seda nüüd Ukraina asja, mul on siin jällegi ette heidetud, näed, kurat, lubas ära lõpetada, aga ei teinud seda. Aga mis ta tegi, oli, ta lubas, et ta võtab rahad tagant ära ja seda on ka USA teinud. Ta raha tagant ära võtnud, aga muidugi ta müüb siis Saksamaale, Prantsusmaale, Taanile, Eestile, noh, nii palju relvi kui vaja. Need lollid võtavad laenu ja siis annavad selle siis tasuta edasi Ukrainale. Nii kaua, kuni sinna käib selle õli juurde valamine, noh, see ei saagi ära lõppeda. Ja noh, kui sa vaatad Eestit või mis iganes riiki,
nad kõik elavad ainult selle pealt, oma majandused on nii tuksis, aga et viia siis tähelepanu eemale, näidatakse siis vastavalt siis Ukrainat ja öeldakse, näe, me peame ikkagi veel, te peate veel vähem sööma, nagu Van der Leyen ütles, et kõige parem siis kütus on see kütus, mida sa ei osta autole. Nii et ega sul seda autot ka vaja pole, noh. Ja eks siis ma kujutan ette, et kõige parem vesi on see, mida sa ei joo ja kõige parem küte on see, mida sa siis majas ei küta, nii et sinna poole on see Euroopa teel ja eks me räägime sellest veel edasi, aga küsi mult täpselt või anna mulle teada, mida siis Donald Trump ei siis lubanud või ei täitnud. Ja no ma mõtlengi konkreetselt seda sama lubadust, et just nende suurte sükeste jätkusõdade käima lükkamist ja režiimi vahetusi. Et selle kohta on ju pandud tema kampaaniaaegseid neid videosid kokku päris palju, kus ta korduvalt ja korduvalt ütleb, et sellised globaalsed jõud, kes tahavad siin maailmas neid sõdu käimas hoida ja selle pealt teenivad ja nii edasi, eks ju, et see tuleb ära lõpetada, et see on ju täpselt sulaselge, kui sa praegu vaatad, et see on nagu niisugune paras paroodia, et kui sa paned need tänased avaldused ja siis need kampaaniaaegsed avaldused kokku, et risti vastupidi jutt sellele, et ja okei, et jah, Ameerika majandus seal võib-olla tõesti läheb nagu tõusvas joones, aga see, mida ta nende sõdadega praegu siin korraldab, see on ju juba selle paari kuuga maailma majanduse päris palju nagu ikkagi kuidagi vähikäigule keeranud ja see, mis siit veel tulema hakkab, seda ainult mustad stsenaariumid, et ma ei tea, sealt midagi head küll ei tule ju. No ma natukene räägin sellest, et siin paar nädalat tagasi ma käisin CPAC-il, see on siis suurim konservatiivide kongress, mul oli kohtumine seal mitmete ütleme tippametnikega, republikanide ametnikega ja me rääkisime samal teemal ja rääkisime pikalt laialt sellest. Ja kuidas mulle seda asja seletati, mis siin oli, kui Donald Trump sai võimule, oli selge, et mis hoiab USA majandust koos, on USA dollar. Dollar on põhimõtteliselt juba valmis kukkuma. Sellega koos viima siis terve Ameerika majanduse põhja. Nii et seal nagu neid häid variante enam ei olnud. Tuletan meelde, et 1971 Nixon siis sidus lahti kulla USA dollarilt. Siis tehti diil Saudidega ja tehti kokkulepe, et maailma siis õlitööstus kasutab ainult dollarit, ehk siis see tekkis nagu petrodollar. Niimoodi nüüd viimase aastatega, eriti kui Biden oli võimul, tekkis selline ühendus nagu BRICS, kes oli BRICS-i siis põhitalad, Venemaa, Iraan, Venezuela. Kui see asi oleks käiku läinud, oleks USA-ga põhimõtteliselt kõik läbi, sest et see oleks ainult, ütleme, lepalehed oleksid USA dollarid. Nii et siin ei saanud enam rääkida sellest, et nüüd teeme midagi demokraatlikult, sest et kähku oli vaja see upuv Titanic nagu ümber pöörata ja asjale siis vastavalt teha nii, nagu vaja on. Sellepärast ka siis võeti Maduro, Maduroga tehti muidugi oma diil, et ega see päris nii sama ei olnud, mida meile meedia räägib, sest Maduro on oma kaardid avanud, andnud teada seal kümned ja kümned, kui mitte 100 kongressmänid, kelle käest Maduro siis raha sai, miljoneid ja miljoneid dollareid. Fakt on see, et praegusel hetkel kontrollib Venezuela kogu seda õlitööstust, kõike seda pumpamist USA, see on fakt. See tähendab seda, kõik Venezuela õli käib läbi USA, kelle endal on ka suurimad varud, ka müüb hea meelega. Nii, ja nüüd oli viimane probleem, oli siis Iraan, et seda oma kontrollile saada. Eriti, kui ma ütlen seda õieti, see väin, mis on pudelikaelaks. USA-d see eriti ei mõjuta, aga see mõjutab otseselt Euroopat. Ja praegusel hetkel ongi see, et ma olen ka ennem ütelnud, kas Trump on geenius või ta on täis loll. Iga päev, iga tund, et uudised muutuvad, tuleb vaadata pikemas perspektiivis, mis toimub, kui Donald Trump saab diilile Iraaniga, mida ma arvan ta saab, sest et olukord on seal väga kehv, ta ei saa enam Hiinale müüa oma naftat, sellepärast et 80% enne müügist läks Hiinale praegusel hetkel, on see ära lõigatud, nii et Hiinal on päris suur jama. Samamoodi ka Iraanil, kindlasti nad lähevad mingisuguse diili peale välja. See tähendab seda, et USA hakkab ka kontrollima Iraani
naftatööstust, mis on ülimalt reaalne ja sellest ka siis USA poliitikud mulle rääkisid, et kui nad selle saavad ära tehtud, on dollar päästetud, et me ei pea enam muretsema selle pärast. Kas see nüüd kõik on nagu rahvusvahelise õigusega, noh, vaata seda enam kedagi ei huvita, kui oma riiki vaja päästa on. Ma saan täiesti aru neist ja noh, USA-d see eriti ei mõjuta. Ka mida see mõjutab on just Euroopat ja Euroopas on sel aastal suur katastroof tulemas, sest et praktiliselt noh, kogu kütus, nüüd nad lasid ju Ust-Luga õhku, sealt enam kütust ei tule Venemaal. Need kütus tuleb siis just Saudi Araabiast ja sealt kandist, mis läbivad seda väina. Nüüd, kes seda väina hakkab kontrollima, kontrollib ka ülejäänud maailmat, ka Euroopat. Ja no Euroopas on nüüd ju, noh, ütleme, see pauk on tulemas nii suur, et nende alternatiiv ei ole, nad on kõik välja lõiganud, nad ei läinud appi Donald Trumpile ja noh, selle peale oldakse ikkagi väga kurjad ja võin sulle ütelda ausalt, et ka Seabackil, kellega ma seal kohtusin, ka need kõned, mida peeti, ikkagi 90% oli see, et NATO laguneb, USA ei taha seal enam olla. NATO jääb siis niisuguseks Euroopa Liidu nagu niisuguseks väikseks armeeks, noh, mis ta on, tegelikult on pabertiiger, et ega ta noh, mingit suurt ei ole ja suurt majandust noh, mõjutajat ei ole ja niimoodi mängitakse tegelikult Euroopa Liit, kaasa arvatud Eesti nurka, sest et näiteks Van der Leyen, Kaja Kallas, nad on noh, ainult sapi pritsinud Donald Trumpi ja tema administratsiooni kohta, samamoodi kogu meedia ja need kõik noh, võimalikud jutud keeratakse tagurpidi, näetakse vales valguses, nagu sa tead, kuidas käib ajupesu on ju ja sellega muudetakse ka inimese arvamust, et noh, kui vaadata Eestiski, kuidas aastaga on inimeste arvamus muutunud ja kui sa küsid täpselt samamoodi küsimusi, et noh, räägi siis täpselt, mida ta halvasti teinud on, noh, siis väga vähesed, kes suudavad mingisuguse noh, küsimuse esitada, millele pole nagu loogilist vastust. Muidugi, noh, Donald Trumpi suhtes on ka niisugused noh, suuremad küsimused, sest et kui vaadata, mis mitte Ukrainas, vaid Ungaris toimus, mis Poolas on toimunud, mis Rumeenias on toimunud, siis just konservatiivid unustavad ära seda rohujuure tasandit. Eriti siis, kui nad saavad võimule. Kui ennem oli Donald Trumpi võimule saamist, oli suhteliselt lihtne tema, noh, ütleme, tuttavate ametnikega rääkida, siis kui vaadata viimase poole aasta arenguid ja kui rääkides siin kohalike republikanide allorganisatsioonidega, siis nad on kuidagi nagu kõrvale jäetud ja noh, nende arvamust nagu enam ei küsita. Samamoodi oli siis Fidesel, samamoodi oli PiS Poolas, nad üks hetk unustasid ära oma valijad ja noh, see on nagu niisugune suurem probleem nüüd, noh, mida mina näen ja üldse noh, on ka asju, mida ma Donald Trumpi suhtes, ma ei ole tema suuvooder, kahjuks Donald Trump ei taha mulle palka maksta selle eest ja ma ei pea ka õigustama teda ja noh, näiteks need samad näiteks krüptoasju, mida tema kõvasti siin promos, noh, praegu on krüptomarket jällegi kukkunud, need inimesed, kes sai kahju, noh, ma ei ole kindel, sama vaata, kui vaadata COVID-i aega, seda, kuidas ta raha jagas inimestele, mis tekitas tohutu inflatsiooni, ei ole ma sellega nagu kuidagi päri, sest et see oli selline efekt, et lased endale püksi hetkeks on soe, pärast on külm ja noh, niimoodi ka oli see, et noh, kõike ma ei suuda nagu ütle õigeks mõista, mis ta teeb, aga ma saan aru ja noh, maailmas ongi suurtel riikidel on omad mängud. Nüüd küsimus on see, et Eesti ennast ise nurka ei mängiks ja kui oled tähel pannud, Eesti on täis igasuguseid eksperte, eriti väliseksperte, noh, ma ei räägi Rainer Saksast, aga sotsiaalmeedia eksperdid ja kõik võimalik muud eksperdid, nemad teavad kõike, teavad täpselt, mis toimub Liibanonis, Iisraelis, nad teavad täpselt, mis siis palestiinlased teevad, nad teavad, mis iraanlased mõtlevad, aga nad on ära unustanud, mis Eestis toimub. Nii et tegelikkuses võtame hoo maha, vaatame ikkagi seda, mis Eestis on ja paneme ikkagi Eesti esikohale, hakkame rohujuure tasandilt pihta sealt. Noh, ei ole mõtet oma aega ja noh, nagu
emotsioone raisata nende riikide suhtes, mida me niikuinii midagi teha ei saa. Me peame lihtsalt mõistma, kuidas suurem poliitika on, aga tegema kõik selleks, et Eesti oleks ikkagi meie arduste esikoha peal. Sest naljaks on see, et mitmed inimesed, kellega ma olen rääkinud Iraani teemadest, nad ütlevad, sa oled loll, ma ei räägi sinuga enam. Mida see, mis tähtsus seal on, mida mina arvan, mis on minu isiklik arvamus, selle peale, et nüüd ei peaks omavahel suhtlema. See on minu jaoks nagu naljakas ja ma saan aru, kui ma võib-olla ei oska nii argumenteerida, aga see on minu isiklik arvamus, see ei ole ka fakt. Et ma olen edasi. Jaa, no sa tõid nüüd päris mitu asja siin välja, et üks asi, võibki nagu mõista, et miks Trump tahab dollarit päästa, aga vaata, minu meelest on kõige suurem probleem ja samamoodi mina ei ole neid asju ise välja mõelnud, mina ei ole mingi ekspert, mina olen kuulanud, mida lihtsalt siis sõjandus ja siis ütleme globaalse majanduse eksperdid räägivad, et nagu sa ütled, et võib-olla ta saab seal Iraaniga kuidagi kokkuleppele, mitu korda juba Iraanile selles mõttes käru keeranud, et hakkame rahuläbirääkimistega või läbirääkimistega tegelema ja siis kukuvad pommitama, eks ju, Iisraeliga eesotsas. Et vaata, minu meelest on nagu kõige suurem probleem see, et kui seal on vaja see kokkuleppe saavutada või siis, ma kardan, et seal on ainuke võimalus ikkagi see režiim ära vahetada. Aga selleks, et see režiimi vahetus saaks toimuda, selleks on vaja ikkagi maaväed sisse viia. See ei piisa sellest, et seal lihtsalt mingisugused kohad lihtsalt puruks pommitada ja siis, kaasa arvatud, mida ta pommitab, on seal ka ju ikkagi tsiviiltaristu, mis on, jällegi võib öelda, et isegi sõjakuritegu juba seal need veepuhastusjaamad ja kõik see muu asi. Et ühesõnaga, et kuidas sina näed seda, et kas Ameerika sõjaväel, arvestades seda, et see tooraine kõik, mis nende relvade tootmiseks tuleb, ja tuleb Iraani suurelt sõbralt Hiinalt, eks ju, et kas Ameerika sõjaväel on üldse võimalik seda Iraani režiimi niimoodi kukutada, nagu Trump üritab väita? No jällegi on see, et kuidas see režiim üldse tekkis, et see oli siis Prantsusmaa ja siis CIA, kes välja koolitasid ja tegid siis sellise niinimetatud uue usu, milleks oli siis sotsialistlik islam ja nad siis selle, mis ta nimi oli, hetkel meelde, panid sinna siis võimule ja see oli kõik rahastatud ju Prantsusmaa poolt. Viimased 40 aastat on, kui vaatate kõik Ameerika presidendid lubanud, et temad lähevad ja teevad selle Iraani asja korda. Jutust ei ole siiamaani kaugemale jõudnud. Mis praegusel hetkel toimub, kui vaadata üldse seda esimesi pommitamisi ja asju, et võib-olla oled sa kuulnud sellisest usust nagu judaism ja oled võib-olla sionistidest kuulnud. Mis on sionistide eesmärk? On siis niinimetatud nende enda piibli poolt, mitte see, mis kristlased on, vaid neil on oma Talmud, vist oli see nimi, neil on oma usk, seal siis teised, siis on üks rahvas on siis maailma poolt, siis tähendab Jumala poolt välja valitud. Kujutame ette, kui eestlane ütleks, et tema on Jumala poolt välja valitud ja tal on õigus Eesti, Läti, Leedu endale võtta selle nimel, sest et kuskil eeposes on see kirjas. Aga see on päriselt, ja nad mõtlevad seda täiesti tõsiselt, meil on isegi kui vaadata nende sõjaväevorme, siis on nendel, siis õla peal on kaart, mis näitab siis seda suurt Iisraeli, kus on Liibanon, peaks olema siis osa Egiptusest, osa siis Türgist ja nii edasi, nii et nad võtavad seda täiesti tõsiselt. Ja mulle endal on tuttavad, kes on juudi rahvusest, siis nemad ütlevad seda, nad jälestavad sioniste. Nad jälestavad seda sõdade asja, aga Netanyahu on puhas sionist. Esimese asjana, mis ta tegi, oli see, et ta keeras käru Donald Trumpile sellega, kui nad esimesena ründasid siis Iraani. Seda tegi Iisrael ja sellega pandi siis vastavalt tema niisuguse kahvlisse. Me ei tea, mis seal taga on, võib-olla on Epsteini failid, mis iganes. Me ei tea, mis see kahvel seal taga võis olla, mis ta pidi tegema niimoodi. Aga sellel oli kõik üks suur mõte. Mõte oli selles, et Liibanoni ka rünnata ja sealt tükk ära võtta. Kui vaadata Gazat, vaadata kõiki teisi kohti, Iisrael pole kunagi kellegi midagi tagasi andnud vabatahtlikult. Ja see käib neil edasi nii kaua, kuni nad omast arust saavad selle tahtmise. See on niisugune
sõda, mida ma arvan Donald Trump ei tahtnud, aga mida ta tõmmati sisse just sionistide poolt. Ja me näeme ikka märke selleks, et nad tahavad seda igatepidi enda kasuks ära kasutada. Nagu ma ennem ütlesin, me näeme alles võib-olla mingi aja pärast, kas siis oli tõesti Donald Trump geenius, et suudab siis teha mingisuguse diili Iraaniga. Siis tuletan meelde, Iraanis on 90 miljonit inimest, see ei ole pisiriik. Neil on maailma kõige suurem jalavee sõjavägi. No, kuidas sa seda maha võtad? No, see on väga, väga raske. Ainuke variant on, et tehakse mingisugune diil ja see diil peab kähku tulema. Ma ei ole nüüd viimased uudised näinud, aga ma arvan, et neil ei ole kongressi luba selle sõja jaoks. Neil peaks ikkagi veel olema see 60 päeva, mis on Trumpil õigus ise sõda pidada ja peale seda peab olema siis kongressi poolt luba saadud. Ma ei usu, et seda luba saadakse. Nii et neil on suhteliselt kiire sellega diil ära teha. Ja mis me siis Iisraelist ja kogu sellest asjast näeme veel Iisraeli kohta. Ja mul ei ole juutide kohta midagi, kes on juudid, aga need sionistid, need suuri Iisraeli tegelased, mul on väga suured küsimärgid ja veel suurem küsimärk on see, kuidas üks rahvas võib arvestada ja avalikult välja ütelda seda, et nemad on paremad kui keegi teine. Kristlased on siis teise järgu rahvas. See on kusjuures päriselt, ma küsisin oma tuttavate juutide käest, kas sa teadsid, et näiteks Iisraelis on kommivarjendid. Sinna tohivad sisse minna ainult juuda usku juudid. Mitte ühtegi kristlast ei tohi minna. Ja olen ka kuulnud, jah. Et näiteks, et Kataris on rohkem kristlasi, kui on siis Iisraelis. Iisraelis on alla 100 000 kristlase ja nendel põhimõtteliselt ei lubata isegi koos käia ja samas kui juut on kristlane, siis ta ei ole juut. Nende endi, nad ei võta, sa ei saa üldse punti minna. Muidugi siit võime edasi küsida, miks siis näiteks Helmed käisid seal juudi palvustel, aga see on ise asi, sest ma ei hakka sinna teemasse enam minema. Aga see on minupoolne arvamus. Jaa, see mõttes, et ma ei hakkagi seda teemat võib-olla pikemalt laiendama, et ühesõnaga olukord on väga keeruline ja loodame parimat, aga ma ei mäleta, kes see väga hästi ütles, et kui sa tahad Nostradamus olla ja sõdade kohta ennustada, siis kui sa ennustad, et need alati kestavad väga kaua ja ikka laienevad, siis võid täppi panna. Suur tänu kõikidele Vanglaplaneedi toetajatele, kelle abiga see video teieni jõudis. Kui soovite samuti info levitamisele kaasa aidata, siis selleks on mitmeid võimalusi. Liitudes Vanglaplaneedi vastupanu liikumise tasulise paketiga saate ligipääsu pikematele intervjuudele julgete ja inspireerivate inimestega. Lisaks sellele on teil võimalus vaadata mõningaid Vanglaplaneedi videoid juba enne seda, kui need avalikuks tehakse. Teine võimalus on Pärismaalase e-poest endale toidulisandeid tellida. Muidugi võib teha ka lihtsalt rahalise annetuse ja juba mõne eurone toetus igakuise püsimaksena on suureks abiks. Täpsemad juhised selle kohta leiate Vanglaplaneedi lehelt toeta nupu alt. Kindlasti jagage seda videot ja liituge Vanglaplaneedi uudiskirjaga, et kõik oluline info vaatamata tsensori pingutustele ikka teieni jõuaks. Suur tänu kõikidele, kes on Vanglaplaneedi portaali tegevusele toeks olnud ja eestlaste vastupanu vaimu kasvule kaasa aidanud. Aga nüüd selle Trumpi toetajate juurde tulla, kes siin on enne ikkagi näiteks Alex Jones ja Tucker Carlson ja kõik need Meghan Kellyd ja kes siin kõik on olnud, kes on Trumpi selja taga seisnud nagu kivid, et ma räägin siin ühes eelmises saates, ma ütlesin, et ma ei jaksanudki enam Alex Jonesi saateid kuulata, sest seal käis ainult niisugune Trumpi ülistamine ja õigustamine. Aga nüüd nii, kui ta on hakanud Trumpi kritiseerima ja teised ka, et kuule, et sa ikkagi nüüd käitud risti vastupidiselt sellele, mida sa kampaania ajal lubasid. Nüüd on siis Trump juba vist isegi 3 korda on pannud endal sinna Truth Socialisse üles selliseid asju, et ma arvan, sa oled neid lugenud, et kuidas nad on kõik ikkagi väga madala IQ-ga ja Owens on veel koledam kui USA presidendi mees või naine või kes iganes siis. Mis sa sellest arvad? Üks asi, mida sa võib-olla tähe pannud ka näiteks Eestis ja ütleme selle endistes sotsriikides on, ka on tegelikult on, ütleme, Lääne-Euroopas on selline asi nagu sõnavabadus. Ja igal ühel on õigus oma arvamusele. Ja see on Ameerikas nagu nii sügavalt juurdunud, et see on nagu mis võib tunduda kemplemisena, siis kui, ütleme, niisugune
kui ütleme niisugune pea nagu siis mõte on, siis sellega ka ikkagi koondutakse ükstaskõik mida arvatakse. Samamoodi Poolas näiteks, Poolas on palju erinevaid konservatiivseid liikumisi, omavahel kaklevad, aga kui on vaja midagi ära teha, siis nad tulevad kokku. Ja USA-s näiteks, noh, võib vaadata, kellel on aega, seda sama Seabacki, mis Tallases oli, kuulata neid kõnesi, siis see on otsast otsani arvamusi. Üks ütleb seal see, et farmaatsiatehased on head, teine ütleb, farmaatsiatehased on halvad, Trump tegi selle valesti, Trump tegi selle hästi, no erinevad inimesed ütlevad, aga keegi ei lähe selle pärast kraaklema ja see on nagu täiesti tavaline asi siin, et ka näiteks igasugustel, noh, ütleme, republikanide vabariiklaste kohtumistel, kus ma olen käinud ja käin, ütleme siin kongressidel, väga tuliselt nagu siis avaldatakse oma arvamust. Aga ega selle eest keegi sind välja ei viska. Mitte nii nagu, noh, ütleme Eestis mõnes parteis on, kui sa ütled vale sõna tipu kohta lendad raibe. Aga, noh, siin ongi selline sõnavabadus ja, noh, sinu enda arvamus, et see sinu, kuidas sina aru saad. Ja, noh, nad ei peagi kõik omavahel nagu siis sõbrad olema, aga ühine eesmärk on ikkagi olemas. Ja, noh, ütleme, kui sa vaatad seda näiteks Tucker Carlsonit, on muidugi väga kriitiline näiteks selle Iisraeli koha pealt, aga on ka palju teisi kohti, mida ma siin olen kõnesi kuulanud, kus ta jällegi tervitab, noh, ütleme Donald Trumpi osasi tegevusi. Need, noh, see ei saagi kõigega olla 100% nõus. Selliste asja nagu Eestis, et ütleme, parteil on juhatus ja juhatuse liikmete mõte on ainult see, et nad tõstavad kätt ja sul ei ole ühtegi kritiseerijat. Noh, see ei vii mitte kuskile. Ja samamoodi ongi igas näiteks noh, näiteks kõige tavalisem äriõppes õpetatakse seda, et kui sa teed juhatuse, siis nad peavadki olema erinevad inimesed, et nad kõik ühte samat laulu ei laulaks ja nad ei näeks neid probleeme ette. Noh, kes iganes midagi teeb, alati võib teha midagi valesti, noh, tegel ikka juhtub, aga üldine mõte on see, et suund on ikkagi ühtne. Siin on palju asju, mida Eesti konservatiivid võiksid õppida, et okei, sa võid olla rahvuslane, sa võid olla läänlane, mis iganes, aga ühine eesmärk peaks olema konservatiivne valitsus ja konservatiivne võim. Aga selle nimel ei ole võimeline inimene koos tegema ja alla neelama oma seda ego, et okei, on ju, noh, näed, ta ütles mulle sitasti, et nüüd me enam ei räägi. Räägivad täpselt samamoodi edasi Ameerikas, Eestis. Hoitakse rusikas taskus, et ei, kurat, selle venna küll ei saa midagi teha. Noh, parem oleme üksinda rusikas taskus. No ja vaat seal ongi nagu see teema, et kes kõigepealt hakkas sellist nagu, noh, vabandust väljendustega sitta loopima, oli ju Trump, sellepärast, et kõik need alternatiivmeedia teema, nimed, keda ma mainisin, nemad üritasid teha ju konstruktiivset kriitikat, et noh, et see ei ole nagu päris see õige suund, et kuhu sinu valijad tahtsid minna, kui nad su pukki panid, eks ju. Et siit hakkas ju loopima Trump, et noh, need avaldused, et seal ei olnud nagu mitte midagi niisugust, mingit selget põhjendustega midagi, lihtsalt kalati inimesed pasaga üle ja et see näitab minu meelest, no ma ei tea isegi, mida see näitab, sellepärast, et kui keegi oleks 1. aprillil sellise postituse teinud Trumpi nagu nime alt, siis no, see oleks olnud isegi naljakas. Aga asi on nagu naljast kaugel minu meelest. No jällegi, noh, sa juba mainisid ka seda, et keegi teeb postitusi Trumpi siis konto alt. Kas tõesti ükski inimene usub, et Trump teeb ise neid postitusi, et tal on aega neid postitusi teha? No, ütleme eelmise valitsuse aegu, kui tema oli siis, noh, see oli 2016 kuni 2020 oli vist, oli võimul, siis noh, konkreetselt oli teada, tal oli terve rühm inimesi. Esiteks, nad käisid läbi siis igapäevaseid küsitlusi, missugune on nende valijate meelsus. Ja vastavalt nende valijate meelsusele siis tehti trumbilaadseid siis niisuguseid postitusi. Ja see kõik on niisugune suurem mäng, suurem niisugune mõjutusviis, mis tema konkreetselt, ütleme see John sealt metsa vahelt, mida tema tahaks kuulda minult. Ja siis vastavalt sellele tehakse ka neid postitusi ja muidugi noh, tehakse teinekord lihtsalt ka selliseid noh, ütleme kõrvalteemasid, ütleme mingi asi hakkab kuumaks minema, küsitakse liiga palju ühe kohta, siis paneme sinna postituse, mis kedagi ründab ja mis läheb sotsiaalmeedias kohe kulutuulele laiali ja näed, neil on probleemid.
et see on nii kaval mäng, nii kaval psühholoogiline niisugune tõmblemine, teater, noh, kahjuks suurem osa lähevad selle õnge, et no ütleme neid inimesi, kes seal meeskonnas on umbes seal, ütleme jällegi eelmiste valimiste ajal ma kuulsin, et oli umbes 50 inimest, kes töötasid hommikust õhtuni ainult selle nimel, et saada teada, mis on nende Trumpi enda valija siis meelsus ja mida siis paisata sinna siis vastavast Twitterisse või siis mida kuskil rahvakogunemistel välja ütelda. No ja muidugi üks asi tuleb meeles pidada. Kui me räägime nendest sõjaasjadest, siis kes on kõige suurem sponsor? Noh, ükstaskõik, kas see on nüüd, no muidugi ma ei räägi Iisraeli sellest, mis ta on AIPAC-ist, mis on tegelikult kõige suurem sponsor nii demokraatidel kui republikanidel, nii et noh, sionistid, need panevad mõlemale poole raha. Teine on siis sõjavägi. No ma räägin päriselt, mu oma tuttav oli siis kandidaat siis USA kongressi ja noh, ma olen ka sellest ennem rääkinud ja ma küsisin, kui palju sa pead raha kokku saama. No, ta ütles, et umbes 2 miljonit. Ja no kuidas sa saad seda? No, et annetajad, käime ukselt uksele ja palume ja küsisin, palju seal loodad kokku saada. No, ütles, et umbes 200 000. Kus sa ülejäänud raha saad? Ütles, et see ei ole probleem. Sõjaväetööstus. No, ja siit saada ise edasi terve siis USA kongress, valitsus, no, mis sa arvad, kus nad rahad saanud on? Üks on Iisraeli valitsuse käest, kuhu siis Ameerika maksumaksja saadab raha ja teistpidi tuleb siis tagasi. Kusjuures naljaks on veel see, et kui paned tähele USA kongressi liikmetel ja senatis ei ole õigus sul 2 passi omada, 2 kodakondsust, peale 1, see on Iisraeli passi. Nii et no, seda, kui natukene vaadata sinna taha, siis saad paljust asjast aru, miks see on nii, miks neid sõdu vaja on, miks on vaja Trumpil nii palju neid relvi müüa igale poole. No, täpselt nii. Kui ta farmaatsiatehasest raha ei saanud, siis ta pidi kuskilt mujalt raha saama. Nojah, aga siis on tegelikult tuleb tõdeda, et ega selles süsteemis muud lahendust ei olegi, et vahet ei ole, kui hea inimene, kui õilsate eesmärkidega on ja sinna pukki saab, siis tegelikult täpselt see sama agenda läheb edasi ikkagi. No põhimõtteliselt jah, ainuke asi on see, et kui sinule, kui tavainimesele, kui palju sul sellest kasu on, noh, ma ütlen näiteks maksude koha pealt tuleb sul ikkagi, ütleme keskmiselt pidi tulema umbes, ja mida ma täitsa usun, on umbes $4000 saab maksutagastust see aasta võrreldes rohkem kui eelmine aasta. No ma arvan, et see vaata inimese rahakotile kõige tähtsam asi. Ja kui vaadata neid suuri mänge, ükstaskõik kas on Eestis või kuskil mujal, ega tavainimesi sinna keegi ei oota. See on, niikuinii on organiseeritud kuritegevus. Kõik vaatavad seda, et üksteisele saaks raha taskusse. Valimised on kallid, sinna vaja kuskilt raha saada, selleks on korruptsiooni vaja. Noh, mitte miskit pole uut siin maailmas ja küsimus ongi selles, et noh, mis meile tavainimesele sellest kasu on. Nii et noh, lihtsalt tuleb aru saada, loogiliselt mõtelda ja mitte igale asjale kaasa joosta ja säilitada oma mõtlemisvõime ja kriitiline mõtlemisvõime, ükstaskõik, kas see on siis noh, liberaal, konservatiiv, noh, nagu me teame tegelikkuses, noh, seal on õrn vahe, kes on siis liberaal või teinekord normaalne liberaal on 10 korda normaalsem kui selline idioot konservatiiv. No, see oleneb inimesest ja üldse lahterdada 2 lahterisse on ka natukene imelik. Et noh, ma olen edasi. Jah, no võt ongi, et noh, nagu ma ütlesin ka, et see globalistide tegevuskava läheb ikka nagu samamoodi edasi, eks ju. Ja ongi sellel sõjal on ju kõige suurem mõju on ikkagi vähemalt siin meil Euroopas on majanduslikult, et kogu see nafta hinna teema, eks ju, aga no seal ei ole ju ainult nafta, et seal on gaas ja väetised ja siis mingi tehnoloogias kasutatavad mingid heeliumid ja asjad, mida seal räägitakse, mis ei tule nüüd läbi sealt Hormuzi väinast. Ja juba on uudised, kuidas siin IMF hoiatab, et inflatsioon tõuseb, eks ju, ja
hoiatavad majanduslanguse eest ja siis võib-olla nägid ka see rahvusvaheline energiaagentuur juba andis välja niisugused Covidi stiilis mingisugused soovitused riikidele, et kuidas kodus töötada ja piirata auto kasutamist ja lennureise ja kõik niisugust asja. Et mis sa arvad, et noh, nagu sa ütlesid ka, et inimesed peaks oma peaga mõtlema ja kriitiliselt, eks ju, et kas tasuks nagu valmis olla äkki siin Euroopas ja Eestis selleks, et võibki tulla selline Covidi stiilis piirangutega aeg jälle lihtsalt sellepärast, et meil nagu nii-öelda energia puudujääk on? Ei noh, loomulikult, kui sa jällegi, mina isiklikult arvan seda, et Donald Trump on, ütleme, süsteemiväline inimene, kuigi ta peab selle süsteemiga koostööd tegema, siis tema on selline probleem globalistide jaoks. Kui sa vaatad globaliste, eelkõige Suurbritannia, Euroopa Liit, mis on täiesti nii globalistide käpal kui võimalik, siis ikkagi, nagu ma enne ka rääkisin, Donald Trump üritab päästa, mis päästa annab oma riiki ja oma rahvast, et see elustandard säiliks. Euroopa Liidus sellist asja ei toimi, tundub nagu aina rohkem ja rohkem tulistatakse endale jalga. Alates sellest, kuidas Saksamaa pani oma tuumajaamad kinni, kuidas ehitati neid tuuleparke, päikseparke, siis tuli välja, et sellest energiast ei jagu, Venemaa kütust me ei taha, ennem nad küll ostsid, aga nüüd on neil raske seda teha, ainuke variant oleks siis läbi siis Hormuzi väina vedada endale asju, see on ka kinni. Ma arvan seda, et tulemas on niisugune suurem kollaps küll. Ja kui vaatame seda, ma ei tea, kas Eestis oli see uudis, et Euroopa Liit võttis vastu vist seaduse, et sa pead hakkama nüüd, on üks ID siis soft, tarkvara, mida peab hakkama iga inimene kasutama, et oma vanust tõestama, et sa saaksid sotsiaalmeediat kasutada. Mida see tähendab? See on otsene see, et sa oledki ori valmis. Kui midagi teed, niimoodi lendab. See on täpselt üks ühele, kes võib vaadata, mis toimub Hiinas. Seal on natuke teistmoodi ja ütleme see sotsiaalskoor, kõik need asjad tulevad. Kui praegu midagi tõsist ei juhtu ja lastakse need liberaalide niimoodi laamendada, siis ma usun, et see asi läheb palju hullemaks, kui sa isegi ette võid kujutada. Ja nüüd viimased uudised, kuidas siis Venemaal hakkab aina rohkem see närv üles ütlema. Ma ei räägi nendest droonidest, aga kõigest sellest, kuidas üritatakse, tegelikult üritab Eesti siis liberaalsus kuidagi pidi saada sõda Eestisse. Nii et see, ma arvan, on päris tõsiselt ülespoole läinud see võimalus, et Eesti võib saada rünnaku objektiks ja kui me vaatame seda, mis Euroopa Liit nüüd tänu nüüd Ungaris, kus ta nüüd pani oma mehe pukki, räägitakse ühte teist juttu, aga selge on see, et nüüd on uksed valla Euroopa Liidul otsese sõja Venemaaga, nii et need ei ole minu arvamused ainult, need on paljud arvamused ja paljud inimesed ei taha sellest kuuldagi, aga kui niimoodi edasi läheb, siis meil ei olegi millegi üle võidelda enam ja kui me vaatame, et põlevkivi parseldati oma meestele maha, siin ütle, mis maavarad see Eestis veel järgi on, mida pole veel parseldatud, et kõige tähtsam energiajulgeolek, mille tagatis oli meil põlevkivi, äriti selja taga maha, siin ei olegi enam mitte midagi. Ütleme, ma ei tahaks võib-olla nii tumedate toonidega siin rääkida, aga kui sul on haigus küljes, siis on vaja teada, mis see haiguse tekitaja on. Kui sul on juba vähk selle, siis on vaja teada, kui kaugele see ulatunud on. Ja praegusel hetkel, kui sa vaatad Eestit, kogu seda õigussüsteemi, kõike seda asja, siis see on nii kaugele arenenud, et võib-olla ongi meil vaja sellist majanduslikku kollapsi, et hakata uuesti otsast peale. Sest et niimoodi see ei ole enam jätkusuutlik kahjuks. Jah, see majanduslik kollaps võib tulla, aga kui enne seda meil kõik ressursid Venemaa lohistatakse, siis on pärast seda väga keeruline hakkama saada, see selleks. Aga mis sa arvad, et just selle Iraani sõja ümber käiva valguses nüüd, et mis siin mingisuguse lähi 3 kuu jooksul umbes sinu arvates saada võib?
no ma arvan seda, et Donald Trump teeb selle diili ära nendega, ma ei tea, mis see diil tuleb, aga ma olen enam kui kindel, et USA hakkab kontrollima seda väina ja ta jätab oma laevastiku sinna. No, ma ei imesta, kui nad võtaksid ameerikalikult, võtaksid mingit tolli pealt veel. No. et see on täiesti reaalne ja niimoodi saabki siis USA tagasi suurvõimuks, keda peavad siis teised arvestama. Nüüd, kui Bideni ajal oli see asi naljanumber juba USA, siis praegusel hetkel on see vastupidine. Mis nüüd saama hakkab? Vaata, see on täpselt nii, et seda keegi ei tea. Ma loodan, et paar nädala jooksul suudavad nad ikkagi niisuguse kindla diili ära teha. Ma pean kihla 100% Iraani õli hakkab müüma USA. Ja ongi siis maailm ümber jagatud. BRICS on läbi omadega, konkurenti ei tule, Hiinal endal ju naftat ei ole. Sinna jääb siis, ütleme, Venemaa veel suurtootjatest. Ma pean kihla, et Donald Trump tahab temaga ka veel diili ära teha ja jättes Euroopa Liidu välja. Ma arvan, see juhtub sel hetkel, kui USA astub välja siis NATOst. Ja see on rohkem kui niisugune tõsine jutt ja millest on kõrged USA poliitikud rääkinud, et Eestis võivad inimesed arvata, et meil ei oleks seda USA-d vaja, me saame ise hakkama. Reaalsus on see, et kui 2/3 NATO rahadest on ikkagi USA oma, kui see välja tõmmata, siis on ikkagi terve Euroopa Liit, kaasa arvatud Eesti, väga raskes seisus ja see võib juhtuda varem, kui keegi oskab arvata. Jaa, aga see mõttes, et see on sellises olukorras siis, kui tõesti see mingisugune diil tehakse, aga kas sa arvad, et on ka selline võimalus, et kui seda diili ei tehta, siis konflikt võib veel edasi eskaleeruda ja võib-olla veel minna päris nii suureks, et isegi ERR-is tuleb ametlikult tunnistada, et me nüüd oleme 3. maailmasõjas või midagi taolist? Eestis me oleme sõjas vist, ma ei tea, et mitmeid aastaid olnud, et kui Eestis käid, siis Eesti lippugi pole, kui Eesti nendes ametiasutuste lehekülgedel käid, siis on kõik Ukraina lipud. Ma ei ole kindel, mis see Eesti seos Ukrainaga on, et nad pole meie naaberriik, keel pole sama, kultuur pole sama, pole mitte kunagi ajalooliselt üksteisega kokku puutunud, et nüüd me oleme suured siis abistajad, aga jah, kahjuks on niimoodi, mina arvan seda, kui Donald Trump ei suuda seda nüüd lähima aja jooksul ära lõpetada, arvestame, novembris on juba vahevalimised. Kui selleks ajaks pole suutnud ära lõpetada, see tähendab seda, et kütusehind on meil kallis, praegu on $4 on gallon, ehk 4 liitrit umbes laias laastus. Dollar on siis liiter, mis on Ameerika mõistes ikka päris kallis hind. Inimestele see käib kohe rahakoti pihta, inflatsioon tõuseb, ta ei saa seda pikalt lubada. Kuigi USA teenib praegusel hetkel rohkem kui kunagi varem nafta pealt, mis on iseenesest positiivne, aga inimestele sa seda ei müü ja kui vahevalimised, kui vabariiklased kaotavad, siis Donald Trump esiteks ta ei saa mitte midagi teha, teiseks on see, et nende valitsemine on läbi selleks korraks ja järgmine kord siis tulevad võimule jällegi liberaalid, et see on ülimalt tähtis asi, mis see nüüd saama hakkab ja ta peab seal kähku ära lõpetama. Kui ei lõpeta, on niisugune pikk jätku seda, on temaga kõik selles mõttes. Mitte keegi teda ei usu, ta ei ole rahutuvi siis enam, ta ei ole ka diilimeister siis enam. Kahjuks on see nii ja vaatame nüüd, see peab juhtuma paari kuu jooksul. See sõda peab ära lõpetama, muidu on sellises sellelt võttes on nende konservatiividega siin USA-s suhteliselt raske ja minna siis vahevalimistele selle jutuga, et las see olla ka kõrge hind, las me sõdime edasi. Ameeriklased ei vali seda. Nii et. Jaa, nii on. Aga tahad sa lõpetuseks veel midagi öelda, mis ei ole nüüd Iraani sõjaga seoses, vaid midagi üldse, mis mingisugused mõtted viimaste päevade nädalate jooksul on peas tiirelnud? Mis mu peas tiirelnud on ikkagi rohkem mustad mõtted,
et kui vaadata seda Eesti asja ja nagu ma siin rääkisin sellest põlevkiviasjast, mis minule tuli täiesti šokina, sest et minu meelest maavarad peavad kuuluma rahvale, riigi rahvale, mitte erafirmale, et see on juba nii absurd asi, et seda on nagu raske ette mõtelda ja mida ma soovitaksin on seda, et kõik konservatiivsed inimesed ikka mõtelgu selle peale, kuidas üksteisega koostööd teha, kuidas leida see nagu siis ühised eesmärgid, mitte jääma taha kuskile ütleme isiklikesse meeldivustesse või mitte või siis selles, et mis keelt peab koolis siis õppetöö käima. See ei ole nii tähtis kui see, et Eesti riik tuleb ära päästa nende sullerite käest, et kui ei suudeta ühineda, siis võime uksed kinni panna ja tule kustu panna, et sellega ei ole, siis ei ole midagi teha enam. Nii et loodan, et rohujuure tasandilt hakkab see asi pihta, hakkab kohaliku valla tasemelt, kohaliku linna tasemelt pihta, järgsamad inimesed ühinevad, panevad kõrvale siis niisugused võimalikud kohad, mis nagu neile üksteisele ei meeldi, aga vaatavad, näevad seda suuremat pilti. Nii nagu ütleme, suurriigid teevad, et. Jaa, aga aitäh sulle su mõtete ja aja eest ja eks siis loodame parimat ja me valmistume kõige hullemaks vist, peab nii ütlema. Kahjuks on see nii, jah. Tänud, nägemist. Kogu eelnev info jõudis teieni tänu inimestele, kes on Vanglaplaneedi portaali tegevust toetanud. Kui soovite samuti info levitamisele kaasa aidata, siis selleks on mitmeid võimalusi. Näiteks liitudes Vanglaplaneedi vastupanu liikumise tasulise paketiga saate ligipääsu lehel olevatele pikematele intervjuudele julgete ja inspireerivate inimestega. Lisaks saate eelisjärjekorras vaadata mõningaid Vanglaplaneedi videoid juba enne seda, kui need avalikuks tehakse. Teine võimalus Vanglaplaneedi portaali tegevust toetada on tellida tooteid pärismaalase e-poest, kus on saadaval lai valik naturaalseid, kvaliteetseid ja tugeva toimelisi toidulisandeid, et hoida end tervena ja energilisena ka olukorras, kus meie keha peab toime tulema stressi, saastunud toidu, vee ja õhuga. Muidugi võib Vanglaplaneedi toetuseks teha ka lihtsalt rahalise annetuse ja see ei pea olema üldse suur, sest teadlik inimeste arv, kes enam peavoolumeedia ajupesu tarbida ei soovi ja eelistavad selle asemel jälgida alternatiivmeediat, on märkimisväärselt kasvanud ja see trend jätkub ka edaspidi. Kui peavoolumeedia väljaanded püsivad oma lugejatelt enda poolt pakutava pahna eest, lisaks reklaamitulule veel umbes 10 eurot kuus, siis Vanglaplaneedi portaalis ei ole artiklid maksumüüri taha peidetud ning selle asemel loodan ma lehe jälgijate vabatahtlikule toetusele. Vanglaplaneet on tegutsenud alates 2008. aastast ning tänu toetajatele olen ma oma kodus suutnud üles seada stuudio, kus saan teha saateid ja intervjuusid ning plaanin seda veelgi edasi arendada. Kõikide artiklite tõlkimise ja toimetamise, saadete, videode ja intervjuude filmimise, videotöötluse ja muu sellisega tegelen ma ise ja isegi mõne-eurone toetus igakuise püsimaksena on juba suureks abiks. Täpsemad juhised selle kohta leiate Vanglaplaneedi lehelt toeta nupu alt ja muidugi suur tänu kõikidele neile inimestele, kes on seda juba teinud. Veel üks lihtne võimalus alternatiivmeedia toetamiseks on ise selle levikule kaasa aidata. Kogu Vanglaplaneedi lehele üles pandud sisu on seal selleks, et see jõuaks võimalikult paljude inimesteni ja igaüks võib sealt võtta enda jaoks kõige olulisema info ning jagada seda oma sõpradele ja tuttavatele. Kui hakkate nendel teemadel avalikult rääkima ja arutama, kus iganes te selleks võimalust näete, siis avastate, et sarnaselt mõtlevaid inimesi leidub ka seal, kus te seda kõige vähem ootate. Üks oluline asi veel. Kuna sensorid näevad kurja vaeva, et Vanglaplaneedi poolt avaldatud sisu levikut tõkestada, siis soovitan kindlasti liituda ka Vanglaplaneedi uudiskirjaga ja nii ei jää ükski oluline postitus märkamata. Suur tänu kõigile, kes on Vanglaplaneedi portaali tegevusele toeks olnud ja eestlaste vastupanu vaimu kasvule kaasa aidanud.